Mõni minut muusikata. Head kuulajad, me räägime nüüd natukene juttu ühe noore ja erilise tüdrukuga, kes võitis mõni aeg tagasi ühe laulukonkursi. Tere päevast, Veronika Pulatova. Tere. Veronika, ma küsin alustuseks, mis on sinu kodune keel? Mu kodune keel on vene keel. Aga kui palju sul igapäevaselt eesti keelt vaja läheb? Palju. Koolis käid sa vene keelega koolis? Jaa, vene keel. Aga sõpru? Jaa, ka vene keel. Ikka põhiliselt venekeelsed? Jaa. Aga räägime nüüd laulmisest. Sa võitsid siin hiljuti ühe konkursi. Mis konkurss see oli? See oli Urmas Salendri laulukonkurss. Kus see toimus? Sikupili keskkoolis. Räägi, Veronika, kui kaua ja kus sa oled juba laulmisega tegelenud? Ma olen laulmisega tegelenud, kui ma olen sündinud. Nii et päris pisikesest saati, jah? Jaa. Kas su ema, isa ka laulavad? Ei laula. Kuidas siis nii juhtus, et sina kohe laulma hakkasid? Ma ei tea, see on nagu Jumal andis mulle see võimalus ja mulle see meeldib. No lisaks Jumalale ma kujutan ette, et tänaseks päevaks on sul olnud ka mitmeid lauluõpetajaid. Kes sind on õpetanud? Mul on ainult üks õpetaja. See on Margarita Kudberg ja ta on Mustamäe loomingust majast. Selge. Räägime natukene sellest konkursist veel. Žürii oli üsna mainekas. Heini Vaikmaa, Valdo Randpere, Margus Vaher. Kas võttis natukene niimoodi nerveerima või jala värisema ka? Jaa, loomulikult. Aga hääl ei hakanud värisema? Ei. Räägi, kui palju sa üldse oled pidanud laval inimeste ees esinema? Ma ei tea, 5 aastat. Kus sa oled esinenud? Kajas olen esinud Loomingu majas, Raekoja platsil ja mitmes kohas. Kas on ka olnud veel teisi konkursse, kus sa oled võistelnud? Jaa, Tähtede laul, Laululind ja kõik. Ja see konkurss. Kuidas läinud on? Ma ei võitnud need. Nüüd tuli siis võit, laulsid laulu pealkirjaga Nii vaikseks kõik on jäänud. Kuidas see laul välja valitud sai? See on nagu sattud. Margarita leidis konkurss ja me just haritasime seda laulu. See on nagu sattus. Muide, mis muusikat sa ise vabal ajal kuulad? Mis ansamblid või artistid su lemmikud on? Lemmikust mul on Freddie Mercury ja Abba ja Viktor Tsai. Aga praegu kuuleme siis sinu enda esimest salvestust laulu pealkirjaga Nii vaikseks kõik on jäänud. Veronika, palju jõudu ja jaksu sulle ja vastupidamist ka külmale ilmale. Aitäh! Nii vaikseks kõik on jäänud su ümber ja su sees. Mis oli, see on läinud, mis tuleb alles ees. Päev pole, ei ole, kui kuskil möödulval sa üksi seisataks ja ümber nagu tuuled su üle jutuaks. Ei mõista siiski kõigest sa nagu arustaks. Ei mõista, vaatad üles ja vaatad tagasi ja ohkad ennamisi ja ohkad jällegi.
nii vaikseks kõik on jäänud suu ümber ja suu sees. Mis oli, see on läinud, mis tuleb alles ees. Alles ees.